Parimat tervist, armsad valgusolendid. Mina olen Kaia Reinut ja sina vaatad Valguse kanalit. Ja tänase video pealkiri on kannatlikkus. Viimased aastad on nõudnud meilt tohutult palju kannatlikkust. Osadel on seda, osadel ei ole seda. Ja need, kellel ei ole seda, on teinud vastavad valikud vastavalt oma hinge kokkulepetele. Ja see ei ole ei hea ega halb. Aga siiski, olenemata sellest, ma ei suuda piisavalt rõhutada, kui palju kannatlikkust praegu veel vaja on. Sest nagu ma ütlesin, viimased aastad on meid kõiki proovile pannud. Kuid see, mis meid ees ootab, muudab õnneks kõik. Nii et täna, mis vaja on see, et hinga lihtsalt sügavalt sisse. Ja hinga välja ja lõdvestu. Ja lase niimoodi sellisel viisil asjadel loomulikult kulgeda. Vastavalt sellele, kus ajaliinil sa praegu oled või millisel sagedusel sa praegu oled. Sest see, mis praegu toimub meile nähtamatult, ma ei räägi sellest, mis meile nagu nähtavalt justkui presenteeritakse erinevate kanalite kaudu. Ma räägin sellest, mis toimub päriselt. Siis see tagab meile kõigile ja meie kõigi peredele heaolu mitmeteks põlvkondadeks. Ja see oodatud info, see oodatud teadaanne ja läbimurre on suure tõenäosusega tulemas juba lähitulevikus, sest meile antakse kogu aeg teada läbi erinevate sõnumite, et kõik, mis toimub taustal, on korraldatud meie kõigi kaitseks, tarkuse ja maksimaalse turvalisusega koos, et see kõik toimuks maksimaalse turvalisusega, et võimalikult vähe inimesi kannataks ja see hetk on peaaegu käes. Hea uudis on see, et nii nagu ma üle-eelmises videos siin Valguse kanalil ütlesin, ka selles seminari tutvustavas videos, et QFS-i kvantfinantssüsteemi aktiveerimise kaudu on taastatud see inimkonna õiglane koht, kus inimkond peaks olema. Ja see plaan, mis on aastaid tegelikult kestnud, positiivne plaan, on meie poole tulemas. See on ainus, mis me peame teadma, see on ainus, mis me peame selles mõttes teadmiseks võtma ja usaldama, sest need, kes on kõrgema sagedusega, need teavad, need usaldavad ja on ka kannatlikud. Nii et ärge kannatust kaotage ja ärge heitke meelt, sest parimad ajad on veel ees. Kohtumiseni.